Hetk tagasi ütlesin, et Lohusuu kalalaat on toonud kokku üsna palju rahvaliitlasi ja nende sõnade kinnituseks on mul teile hea meel tutvustada Rakke vallavanemat Andrus Plokki, keda paljud teist kindlasti juba väga hästi tunnevad, aga Andrus, mis sind täna siia tõi? Kas sumin või kala? Põhimõtteliselt mõlemad, et kuna küll sa ütlesid, ma olen Rakke vallavanem ja elan ma loomulikult ka Rakkes, aga mu suvekodu on Kalmakülas, mis on Lohusuu vallas, nii et see on mu teine kodu, siin on mul palju sõpru ja sellepärast olen ma ka täna siin. Ja ma usun, et võib-olla isegi juba 8. korda, sest see on 8. laat. Põhimõtteliselt küll, et võib-olla mitte päris täismängu ehk jackpoti, aga ma arvan, et 6 korda olen ma siin kindlalt käinud. Mida tähendab kala sinu iganädalasel toidulaual? Kõigepealt alustame sellest, et kalapüük on minu jaoks üks harrastustest ja loomulikult oma püütud kala, oma tehtud kala ja väga hästi tehtud kala, mida mu naine vaieldamatult oskab teha, see rikastab minu kalalauda iga nädal päris mitmed korrad. Missugune on olnud viimastel aegadel Rahvaliidu Lääne-Viru ja Ida-Virumaa liikmete omavaheline koostöö? Ütleme niimoodi, et eks me oleme tundnud seda kui ühtset Virumaad ja koostöö on olnud tihe, nii et ei ole siin millegi üle kurta, tunneme teineteist väga hästi, nii ka omavalitsusjuhtide tasandil, kui ka oleme väga palju ühiseid üritusi teinud. Sina Rahvaliidu aseesimehena hoiad nii-öelda kätt pulsil seoses omavalitsuste tegevusega. Tuletame Rahvaliidu liikmetele ja kõikidele meie telekanali vaatajatele meelde, kui palju on praegu Rahvaliidu nimekirjas omavalitsusjuhte? Rahvaliidu nimekirjas on omavalitsusjuhte kuskil 80, nii et ei ole siin millegi üle häbeneda, see on päris suur jõud. Tegelikult ma pean teile ütlema, et see on väga suur jõud ja eriti suur jõud on Rahvaliidul maapiirkondades seoses sellega, et meil on ikkagi 18 maakondlikku organisatsiooni. Kui palju keskelt läbi ühe maakondliku organisatsiooni liikmete arv võib olla? Ma arvan, et keskelt läbi võib ta olla kuskil 700, et on siin organisatsioone, kus on 1000 ja rohkem liiget, on ka organisatsioone näiteks Hiiumaa, kus on 30 liiget, et sinna 600-700 tuuri me võime arvestada. Mida sa lähinädalatel seoses sinu aseesimehe ameti ja selle temaatikaga kohalikud omavalitsused, regionaalpoliitika kavatsed korda saata? Kõigepealt ma räägin läbi meie rahvaliitlastest omavalitsusjuhtidega ja kahtlemata ka maakondlike organisatsioonidega, et kaardistada ära need jõud ja kahtlemata tahaks ka, et Rahvaliidu suvepäevadel oleks meil võimalikult palju omavalitsusjuhte kohal, et me saaksime kujundada oma edaspidised sammud, kuidas me lähme edasi selle aasta lõpus ja ka järgmine aasta kevad, mis on Riigikogu valimised, mis meile on väga tähtsad, nii et peame panema paika poliitika, võtmeisikud ja tegema seda tööd nagu kord ja kohus südamega. Aitäh, Andrus Plokk, ja lõpetuseks nii palju, et lugupeetud rahvaliitlased ja kohalike omavalitsuste juhid, me ootame võimalikult paljusid teid Rahvaliidu suvepäevadele ja nende toimumise üksikasjade kohta. Te saate täpset informatsiooni Rahvaliidu koduleheküljelt ja Rahvaliidu televisioonilt, mille leiate aadressil www.intv.ee. Aitäh ja jätkame hetke pärast Lohusuu kalalaadal juba järgmiste kõnelustega. Tänan!
Lohusuu kalalaat toob igal aastal kokku vähemalt 4-5 tuhat inimest ja on räägitud ka isegi numbrist kuni 10 000 mõningatel juhtudel. Lohusuu kalalaat on Lohusuu vallavolikogu korraldatud jõuline üritus. Toivo Kivi, missugune on see loosung, põhiidee, mis hoiab püsti Lohusuu kalalaada? Põhiidee on see, et noored, tulge tagasi Peipsi äärde. Siin on fantastiline elu ja kui on kala ja kalamees koos, siis on kalurinaised alati juures. Tulles nüüd tagasi veel kord Lohusuu põhiteema kala juurde, siis missugune on täna Peipsi kalavarude seisund? Kalavarude seisund on, mina ütlen niimoodi, et kalavarude seisund on täpselt selline, nagu on praegu Eesti ilmastik ja selline, kui palju on kalureid järvel. Et nüüd natukese hakkab see kala taastuma jälle korralikult, sellepärast et kalurid järvel on jäänud vähemaks just tänu sellele, et on igalt poolt võõraid kalureid nagu vähem peal, et jäävad ikkagi kala püüdma need, kes on tõelised kalurid. Kuidas tunnevad rahvaliitlased ennast Peipsi ääres? Vaadake otsa ja öelge, et me tunneme ennast kehvasti. Me tunneme väga hästi ennast ja me oleme väga hästi tundnud kogu aeg. Ja jumal tänatud, et see puhastus käis Rahvaliidu ridadest läbi ja nüüd jäävad tõelised mehed ja naised asja vedama. Lõpetuseks, Toivo, ütle, kui me mõtleme Peipsi-äärsete rannakülade jätkusuutlikkusele või niisugusele kestmisele läbi aegade, kas kõige hullem on möödas või on praegu põhi ja juba läheme ülesmäge või kus me asume? Mul on isegi raske prognoosida, ma arvan, et mingi selline põntsuaeg tuleb veel, kus me käime korra põhjas ära, aga rannakülal on iseloomulik see, et elama jääme niikuinii. Lohusuu kalalaat oleks täiesti mõeldamatu ilma korraliku uhaata ja seda keedab siin Lohusuu vallavanem. Palun räägi, mis selles potis siin podiseb? See pott on selline pott, et kui teha uhaad, siis ongi põhikomponendid. Üks on pott ja teine on vesi. Ülejäänud on juba lisandid. Ma tean, et iga väärtuslik retsept on omaette riigisaladus või tegijasaladus, aga ikkagi anna väikseid vihjeid. Mis seal lisaks sibulatele veel vees ujub? See on tavapärane uhaa Peipsi kalast. Me panime siia ahvenat, haugi ja koha. Kas siin Peipsi ääres on palju rahvaliitlasi, kes on ka kalamehed ja ütleme, oskavad uhaad keeta? Kuidas on rahvaliit esindatud siin Peipsi äärsetes külades? Tegelikult rahvaliit on ju selline asi, et maainimesele väga südamelähedane ja kui omal ajal tuli mul valida, mina olen ka rahvaliitlane, ja tuli valida, siis küsisin rahva käest, et mis me nüüd siis teeme, et kuhu me siis nüüd läheme, et valimistelt osa ju võtta ei saa, kui ei ole kuskil liidus sees. Ja minu toetajad ütlesid, et mis siin ikka teha, läheme Rahvaliitu, hoiame oma kodu, hoolime sellest, et see on meile parim. Ja tegin nii, nagu rahvas ütleb, siiamaani oleme vee peal. Ütle palun, mis Lohusuu valla rahval veel sel suvel ees ootab? Tööd on palju ja tööd siin samas kõrval kerkib uus laululova koos tantsuplatsile, siis ujumiskohta parendame. Püüame teha selle, et rahval oleks hea siin puhata, käia siin koos